üha populaarsemaks on läinud nüüd ka tõusmete ehk idandite kasvatamine. Ja samamoodi on poodides hästi palju huvitavaid asju müügile tulnud ja meie elu on päris lihtsaks tehtud. Siin on näiteks sellised idandid, mis on pandud pakikesse, kus on 3 kivivilla matti. Kivivilla matt pannakse siia karbikesse, niisutatakse ilusti ära ja külvatakse peale seemned. Neid on erinevaid maitsetega kressiseemneid. Ja need kressiseemneid on nädala pärast väga mõnus jälle kasutada. Ja kui need hakkavad tõusma, need näevad sellised toredad välja ja ei tasuks arvata, et siin on hallitus, need on väiksed mikrojuurekesed, mis on ennast välja ajanud. On võimalus panna idusid idandamispurkidesse. Üks lihtsam variant on siin, kus pannakse supilusikatäis idusid ja loputatakse veega ära. Idandid tõusevad 3-8 päevaga, oleneb sellest, millega on tegu. Kõigil idanditel on kaasas õpetused, kui palju tuleb loputada teda. Idandid tuleb loputada iga päev 1-2 korda. Kui mõni päev jääb vahele, ei ole midagi, aga kui üle päeva teha, siis idandid lähevad mustaks ja neil ei ole enam toiteväärtust, mida kasutada. Siis on olemas ka suuremad idandamisnõud, kus on mitu kihti. Selline, kus saate panna erinevaid seemneid peale. Siin on läätsed ja siin on mungauba, kaer ja kress. Ja need tõusmed on juba nädalased. Ja neid saab juba mõnusalt kasutada. Ja kui korraga ära ei kasuta, siis võib neid hoida 1 nädalakese külmkapis. Aga meil hästi tuntud selline vana energiaallikas on mugul sibulad. Võtta sibulad ja panna kergele vee sisse kasvama. Võib lõigata otsad ära, et siis sibulatel rohelistel pealselt oleks rohkem ruumi tulla ja nad jõuavad ka kiiremini tulla kui siit kinnisest. Ja oleks tarvis, et siin kerge vesi oleks kogu aeg all, et juured saaksid energiat ja toitu endale juurde. Nende idanditega on väga lihtne võimalus talvisel ajal oma tervist turgutada.